Tšau! Ma otsustasin täna natukene vlogida, sest ma ei ole seda ammu teinud. Ja kuna ma ei ole väga hea päevikupidaja, siis olgu see kas või mulle selliseks väikseks videopäevikuks aastaid hiljem vaatamiseks. Minul on hetkel esmaspäev. Teie jaoks on ilmselt reede. Nädalavahetusel sai palju tehtud. Muude asjade hulgas, nagu te võib-olla ka juba näete, siis ma peaaegu kogemata värvisin oma juuksed lillaks. Tegelikult ma leidsin sellise huvitava lilla balsami ja ausalt öeldes ma lootsin, et see annab isegi natuke rohkem tooni, sest et ma tegin tubli inimesena enne proovi. Nimelt mul on sellised juuksepikenduse salgud alles, mis ma kunagi ostsin, sellised clip-in pikendused, mis olid just sellist minu juuksed tooni värvitud. Ja ma mõtlesin, et ma proovin kõigepealt selle salgu peal, et kuidas see balsamitoon välja näeb. Ja selle salgu peal oli see väga ilus pastelne hele lilla, aga mulle jäi see ainult põhimõtteliselt juukse juurtele lilla toonina. Aga noh, rookime siis seda soengut, mis seal ikka. Täna on ilmselgelt tööpäev, kuna on esmaspäev. Varsti ma lähengi kunstikooli ja ma üritan natukene ka seal filmida. Nii palju, kui ma saan töö tegemise kõrvalt. Ja nädalavahetusel ma õmblesin ühe naljaka asja, mida ma teile ka kohe näitan. Nimelt ma hakkan täiskasvanutele keraamikaringi tegema ja et saviasjad riiulis liiga kiiresti ära ei kuivaks ja et nad oleks ka turvatud eraldi, et keegi teine siis õrnu asju kogemata tõstma katsuma ei läheks, mis võivad väga kergesti katki minna. Selleks ma otsustasin õmmelda kilest sellise lukuga kasti ümber riiuli. Ma nägin ühes Facebooki keraamikagrupis, mis on selline rahvusvaheline grupp, et keegi oli IKEA-st ostnud sellise kaitse sellise skafandri nii-öelda riiulite ümber, et ma arvan, et see on mõeldud nagu riiete hoiustamiseks, aga keegi oli väga nutikalt selle ära kasutanud. Aga kuna ma ei tea, mis mõõtudega seal IKEA-s need on ja kuna praegu nii väga Lätti liigelda ei saa, neti kaudu ma ei viitsi hakata ka tellima, siis ma mõtlesin, et miks mitte ise selline asi õmmelda. Ja Decorast sain ma kasvuhoonekilet. Ma ennem ühe tüki peal proovisin, kas üldse kilet on võimalik õmmelda nii, et need õmblused pärast kilet katki ei rebi. Ja ennäe imet, kilet on võimalik õmmelda. Seega te võite mulle alla kommentaaridesse kirjutada, mida ma võiks veel kilest õmmelda. Üks mõte oli mul teha vihmavari, aga ma olen kunagi varem vihmavarju endale õmmelnud, küll aga sellisest kilejope kangast ja sellise pitsilise äärega, nagu ma ise ei olnud poest kunagi leidnud. Ma ausalt öeldes ei teagi, kus mul see vihmavari on, aga jah, vihmavarju ma olen juba teinud, kuigi läbipaistvast kilest oleks päris äge vihmavarju teha. Vihmavarju katet siis õmmelda, sest et mehhanism peab ilmselgelt enne olemas olema. Aga peale vihmavarju soovitage, mida ma võiks kasvuhoone kilest endale õmmelda. Lahedam oleks muidugi tellida sellist nagu vinüülimaterjali, mis on veits selline pehmem, sest et see kasvuhoone kile on suht siuke jäik ja kui teda painutada, murda, ühesõnaga kortsukohad jäävad veits siuksed valged, et need kortsukohad nagu, kui seda kilet kortsutada, siis need kortsukohad jäävadki nagu sisse ja lähevad veits siukseks nagu valgeks. Kirjutage, kui mõni väga hea idee tuleb, siis ma võib-olla proovin seda õmmelda. Siis ma eile üritasin joonistada, kavandada enda kööki sellist redeltooli, sest et ma ei ulata ülemiste riiulite kappide ligi, sest et need on nii kõrgel lae all, sest et mu köök on nii väike, aga kõrgete lagedega. Ja ma ei tea, ma joonistan, aga siiamaani ma pole veel sellist mustrit, sellist disaini suutnud välja mõelda, mis mulle nii väga meeldiks, et ma tahaks lasta seda puidust teha. Et jah, seda ma üritasin joonistada, teha.
ja nüüd täna ma lähen tööle ja ma loodan, et see kilest skafander selle riiuli ümber üldse sobib. Loodame, et sobib. Kunagi mingi aeg tagasi ma lubasin teile, et ma saadan oma kassi jälle veitse kaamerakesega filmima ja ma sain ka veits parema kaamera talle, et pilt oleks kvaliteetsem ja seda videot oleks parem vaadata. Aga miks ma seda videot veel kokku ei ole monteerinud, on sellepärast, et kahjuks mu kass on viimasel ajal väga igavat elu elanud ja nii kui ma ta kaameraga välja saatsin, siis ta natukene lihtsalt jalutas ringi ja heitis kuskile põõsa alla jälle magama. Nii et midagi väga huvitavat temaga ei juhtunud. Nii et jah, mu kassi nagu vlogid on kahjuks nii igavad olnud, et ma ei ole neid viitsinud kokku monteerida. Ma olen mõelnud, et äkki ma peaksin koos kassiga kuskile jalutama minema ja äkki siis on meil koos natukene põnevamad seiklused, aga ma ei ole veel seda jõudnud teha. Ja järgmine nädalavahetus on mu sünnipäev. Ma ei ole nagu kunagi väga aru saanud nendest, kes väidavad, et ma ei tahagi oma sünnipäeva pidada või ma parem olen nagu üksi kodus oma sünnipäeval, et mul on alati nagu siuke tunne olnud, et need inimesed tahavad mingi lohutamist või sellist push imist, et come on, lähme kuskile välja, teeme midagi. Aga sel aastal nagu päriselt ka, mul on lihtsalt endal selline tunne, et ma nagu tõesti, ma ei taha mitte midagi sünnipäeva puhul teha. Lihtsalt nagu minu unistus oleks, et ma saaksin sünnipäeval lihtsalt kodus vedeleda, ma ei peaks mitte midagi tegema. Kui ma tahan, siis ma võin kätte võtta pliiatsid, midagi joonistada. Kui mulle pähe tuleb, siis ma võin võtta välja keyboardi ja mõne meloodia välja mõelda või ma ei tea, kas või lihtsalt mingit sarja arvutist vaadata. Sest ma ei ole neid asju ka nagu nii tükk aega saanud teha. Ja ma ei tea, nii palju tuuseldamist ja tegemist on kogu aeg olnud, et nagu päriselt. Ma olen nagu alati nii suur korraldaja olnud ja tihtilugu nagu teinud stiilipeod või midagi sellist sünnipäeva puhul. Üks aasta oli meil siin väikse soovis tünnisaun ja selline eksootiline rannapidu, kuigi oli septembri lõpp. Ja üks sünnipäev oli mul üldse selline Halloweeni pidu, kuigi oli veel septembri lõpp. Aga ma ei tea, see aasta tõesti lihtsalt ma tahaks olla rahulikult üksi kodus keras ja lihtsalt puhata. Ma ei tea, kas teil on ka vahel nii olnud? Kommenteerige alla, mida teile meeldib sünnipäeva puhul teha. Kas te pigem läheksite kuskile välja, peaksite kodus mingi peo maha või ma ei tea, mis variante veel saab olla. Natukene aega on veel tööle minemiseni ja ma liitusin ühe grupiga, kus tehakse 21 päeva sellist mediteerimist ja sellist põhimõtteliselt selliseid külgetõmbeseaduse põhiseid harjutusi. Täna on mul sellega esimene päev ja ma arvan, et ma lähengi üritan veits mediteerida ja midagi positiivset kirja panna. Ma ei tea, ma ei ole veel nüüd ülesandeid läbi lugenud. Aga ma arvan, et ma lähen tegelen sellega veits. Ja siis varsti lähemegi koos teiega minu töö juurde.
järgmine päev ja kuna ma ei saanud eile väga palju töö juures filmida, kuna tööl on alati nii palju tegemist ja ma ilmselgelt ei hakka ka võõraid lapsi väga palju filmima ja siis, kui rahvast palju ümber on, nii et siis ma otsustasin, et ma ei piirdu ainult ühe päevaga. Eile õhtul ma näiteks üritasin teha õnnitluskaarte, sest et ma käisin suvel ühel koolitusel, Anu Purre koolitusel. Kui keegi teist teab seda kunstnikku Anu Purre, siis ma võin teile näidata ka. Minu seal koolitusel tehtud töö näeb selline välja ja minu jaoks seal koolitusel oli just suur avastus see, et mis vahendeid ta kasutab. Nimelt ta kasutab selliseid kalligraafia pliiatseid nagu piirjoonte tegemisel akvarellile siis lisaks ja ma täiega vaimustusin sellest. Nii et ma ostsin ka endale sellise sulepea. Selle nimi on Parallelpen ja see on Piloti firma oma. Ma ei tea, kas te näete. See Anu Purre muidu teeb selliseid värviraamatuid lisaks muudele ägedatele asjadele. Ma tean, et ta teeb sellistele käsitöö šokolaadidele ka custom made karbikaasi, et iga karbikaas on selline ainulaadne maalikene tema tehtud. Need värviraamatud on minu arust sellised fantaasiaküllad ja superägedad. Lisaks sellele Parallelpenile ta kasutab hästi kvaliteetseid selliseid akvarelltinte, mida mul küll endal ei ole, aga ma ostsin selle Parallelpeni. Ja minu kritseldused ja katsetused selle Parallelpeniga on praegu siis sellised. Ma veel täpselt ei tea, kas ma neid katsetusi siia kaarditoorikutesse ja tooriku peale kleebin ka, et ma teen kindlasti mingeid variante ja katsetusi veel ja siis vaatame. Igatahes, kui ma midagi valmis saan, siis kui kellelgi on soovi, siis neid saab minu kunstikodu poest osta. Ja mul olid lastega koos tehtud siuksed akvarelli näidised, mis ma leidsin üles ja ma otsustasin, et ma lõikan siit ka mingid tükid välja ja kasutan neid nendes kaarditoorikutes. Ma pean veel selle kinni kleepima, et ta niimoodi eemale siit ei hoiaks. Ja need on sellised õnnitluskaardid. Jah, vot. Igatahes see koolitus inspireeris mind nii palju, et ma juba ootasin, millal ma saan ise seda Parallelpeni katsetada ja teha, et ma ei tea, no mul on siin mõned kritseldused veel, et selle Parallelpeniga minu arust iga selline kritseldus ja sodimine näeb juba selline kvaliteetsem välja kui lihtsalt mingi tavaline tintekas. Sellega on veel selline asi, et kui siia vett peale pritsida, siis ta läheb selliseks ägedaks, täpiliseks ja nagu karvaseks. Igatahes väga äge avastus minu jaoks on see Parallelpen ja just need veebaasil tindid seal sees. Ja ma tahtsin veel seda öelda, et miks mulle see tindijoone kasutamine nii väga meeldib. Et kuna ma olen pigem selline joone inimene kui maalilise pinna inimene, siis ma olen nagu maalides üritanud ka selliseid tumedamaid piirjooni kasutada ja need on tehtud akrüülmarkeriga, need piirjooned ja siin ka ma olen katsetanud sellist nagu akrüülmarkeri tehnikat, aga ma ei tea, see nagu pole ikka nagu päris see, et ma ei ole nagu tundunud, et see akrüülmarkeri pluss siis akrüülvärvitehnika on minu jaoks selline wow olnud, aga selle Parallelpeniga just pärast selle väreleva siukse joone tekkimine ja kõik nagu on minu jaoks selline avastus, et ma tahaks seda tehnikat veel edasi aretada, katsetada ja teha. Kell hakkab jälle nii palju saama, et tuleb tööle minna. Ja kui veel midagi põnevat juhtub, siis ma üritan filmida. Aga okei, praegu kõik. Tšau! Ootamatult on kätte jõudnud neljapäeva õhtu. Ja see nädal on nii kiiresti läinud, et ma ei ole väga palju jõudnud rohkem midagi juurde filmida. Homme hommikul ma lähen Tallinnasse, aga ma arvan, et ma ei hakka seal enam filmima, sellepärast et mul on vaja täna õhtul see video juba ära monteerida, et see saaks homme üles minna. Homme, miks ma Tallinnasse lähen, on see, et ma lõpuks saan oma kapedest ja oma mummudest alumistel hammastel lahti.
ja ma saan oma lõpuretainerid kätte siis ka alumistele hammastele, ehk siis minu Invisalign kappede ravi saab homme läbi. Ja see tähendab seda, et ma saan sellise kokkuvõtliku videoga teile õige pea teha. Et ma loodan, et see saabki juba ka järgmine video olema. Ja kuna see praegune video on juba ka suhteliselt pikaks veninud, siis ma arvan, et ma ei hakka ka siin rohkem midagi pikalt jutustama, vaid soovin teile ilusat nädala lõppu ja loodan, et te likeite seda videot ja ma loodan, et te ka subscribe'ite, kui te veel seda teinud ei ole. Ja näemegi juba teiega järgmises videos arvatavasti kappede kohta. Jah, tšau praegu!